Siin on pusa, mis näeb kulunud välja. Seal on plekid, topid ja muud kulumisjäljed. Õnneks auke pole. Kavatsen selle korda teha ja anda täiesti uue ilme. Hakkan pliitsima ehk valgendama. Et saada laiguline tulemus, kägardan pusa kokku ja seon kummipaeltega kinni. Valgendada saab vaid naturaalseid kangaid nagu puuvill. Mida kõvemini kokku siduda, seda kontrastsema tulemuse saab. Selline pamp. Valgendiks on Ace. Kasutan kummikindaid, kaitseprille, vanni ja erinevaid anumaid. Valgendamine on mürgine. Kaitsen nahka, kaitsen silmi. Retsept on siis selline. 1 osa vett, 1 osa valgendit. Kallan peale ühelt poolt ja teiselt poolt. Hais on hingemattev. Ventilatsioon peab olema hea. Veel parem, kui teha seda õues. Üleliigse kallan ära. Reaktsioon hakkab üsna kohe pihta. Lasen reageerida nii kaua, kui saan soovitud tulemuse. Möödunud on pool tundi. Rohkem ei hoia, sest arvan, et muidu hakkab valgendi riidekiudu kahjustama. Eemaldan kummipaelad. Ettevaatust, ka nüüd peab silmi kaitsma. Valgendi võib silmi tõsiselt kahjustada. Tulemus on alati ettearvamatu. Nüüd asun loputama. Loputan külma veega ja palju kordi. Pärast loputamist panen selle pusa soodaga segatud vette likku. See peaks kloori lõhna natuke neutraliseerima. Jätan selle mõneks ajaks seisma. Siis loputan ja keeran pahupidi. Pesen viimasel ajal pesukotis õrnapesu režiimil väheste pööretega. Selliselt püüan riiete kulumist vähendada. Kuivatan pesurestil. Ja nüüd pusa lõppviimistlus. Vaatan üle niidid ja õmblused. Teen korda topilised paelad. Kasutan selleks topieemaldusmasinat. See on uskumatult tõhus. Näeb välja nagu uus. Teen kõik puhtaks. Õnneks lõikab masin ka kummised kiud läbi. Selline topihunnik. Siin ta nüüd on. Pliitsimine on üks võimalus, kuidas riideid huvitavamaks muuta. Võid olla kindel, et teist sellist pusa pole. Loodetavasti leiab nii mõnigi vana ja äraviskamisohus riideese endale uue elu selle pliitsimise video innustusel. Loe lisainfot video kirjeldusest. Küsimused võid kirjutada kommentaaridesse. Aitäh vaatamast, like'i ja subscribe'i!